Ajastul, mil igapäevased sõidukid on koondumas ühistele platvormidele ning kujunemas iseloomult aina ühetaolisemaks, pole midagi värskendavamat kui proovisõit ühe emotsioonirikka ja puhast tõugut Drivers Cariga, mis kohe kutsub pikemaid ja kurvilisi teekondi ette võtma. Täna on meil selle kategooria esindajana proovisõiduks Alfa Romeo Giulia. Giulia mudelinime kasutas Alfa esmakordselt küll juba 60-ndatel, kuid tänane Giulia on tegelikult turul olnud siis aastast 2015, mil Itaalia autotootja tutvustas seda tagaveolist sportsedaani, mille arendamisel kaasati insenere ka Ferrarist. Arvestades, et Giulia on turul olnud pea 10 aastat, tuleb tunnistada, et Alfal on taas õnnestunud luua üks aegumatu disain, sest otsest facelifti pole Giulia kunagi saanud, kuid mudel näeb jätkuvalt väga stiilne ja sportlik välja. Konkurentideks on Giulial Audi A4, Mercedes-Benzi C-klass, BMW 3 seeria ning Jaguar XE. Giulia ninaosa defineerivad enim 3 iluvõre, millest 2 horisontaalsetena splitteri kohal ja 1 kolmnurksena tsentris. Viimase värskendusega sai Giulia eelmisel aastal ka uued esituled, mis justkui 3 liidetud U-tähega loovad mudelile mõnusalt sportliku ja tõsise pilgu. Küljele liikudes avaldub Giulia sportlik ja konkreetne sedaankere silüett. Väljavalikus pakub Alfa mudelile 18 või 19 tollised valuvälgesid ning sellel all siin ikoonilise disainiga 19 tollised väljad. Esitiivalt leiame väikse viitega mudeli varustusele, kus teadagi tippmudelil 4-leheline ristik hein. Tagaosas pole Giulial tegelikult juba aastaid väga palju muutunud, kuid kui midagi töötab, siis milleks seda üldse ümber teha. Pilku püüavad jätkuvalt enim stiilse sisedisainiga tagatuled ning sportlikust lisab alläärel siis diffuusorala, kus ka 2 reaalset väljalaske ava. Pagasiruumi on Giulial kuni 480 liitrit, mida on enam-vähem täpselt sama palju kui kõikidel eelnimetatud alternatiividel. Pagasi organiseerimiseks on pagasiruumis ainult haagid nurkades ning teise istmerea seadad klapivad kokku 40-20-40 suhtes. Giulia hinnad algavad 55 000 eurost ning ulatuvad quadrifoglio mudeli puhul üle 100 000 euro. Tema auto siin Veloce varustuses maksab umbes 62 000 eurot. Sõidutehnika poolest on Giulia hetkel Eestis saadaval 3 erineva jõuallikaga, 1 diisel- ja 2 bensiinimootoriga, millest siis 1 omakorda 4-lehelist õnne toovat ristikheina logo kandev quadrifoglio mudel. 2,2-liitrine diiselmootor arendab 154 kW, 2-liitrine bensiinimootor 206 kW ning uhkeim 2,9-liitrine topeltturboga V6 kuni 382 kW. Tavamudelid on mõlemad nelikveolised, tippmudel tagaveoline ning käigukastiks saavad kõik valikud 8-käigulised ZF klassikalise automaatkasti. Tema auto puhul on meil täna siin see 2-liitrine bensiinimootor 206 kW ja 400 Nm. 0-100 5,2 sekundiga ning suurimaks kiiruseks 240 km/h. Täpsemad andmed leiad autojaama või Alfa Romeo kodulehelt, kuid nüüd lähme vaatame meie lähemalt salongi. Salongis tervitab Giulia maitseka ja stiilipuhta interiöriga, mis pole küll samuti aastaid tegelikult väga palju muutunud, kuid näeb jätkuvalt omapärane kaasaegne ja premiumlik välja. Atmosfäär on salongis tumeda sisu tõttu küllalt sportlik ja hubane, materjalid salongis läbivalt kvaliteetsed ja ehituskvaliteet samuti igati tasemel. Mustad nahkkattega sportistmed hoiavad tänu oma suhteliselt korvikale kujule reisijaid toekalt paigal ning pakuvad mugavat asendit igat kasvu reisijatele. Tõsi, pikematel maanteesõitudel võivad kaugele ulatuvad küljetoed kujuneda suuremat kasvu sõitjatele veidi väsitavaks, kuid vähegi kurvilisematel teedel on neist vaid kasu. Mugavusfunktsioonidest on esiistmetele saadaval elektriline reguleerimine ja soojendus ning juhi istmele ka mälufunktsioon. Esemed toistamiseks on esireas pigem väiksed uksetaskud ja kindlalaegas topsihoidjad keskkonsoolis, 1 väike pesa topsihoidjate ees ning ka keskpärase mahutavusega käetoealune laegas koos juhtmevaba laadijaga. Tagareas on istmed tasapinnalised ning suhteliselt jäigad, pakkudes sükest keskpärase mugavusega asendit. Ruumi osas, nagu näha minul 2-meetrisena, on juba põlved kummalgi pool esiistet ning vasak põlv tegelikult suhteliselt lukus siin istme ja ukse vahel. Pearuumi osas ulatub mul samuti pea vastu lage, ehk ruumi osas mahutab Giulia mugavalt 4 keskmist kasvu täiskasvanut. Esemed toistamiseks on siin väikesed uksetaskud ning ka 1 topsihoidjatega käetugi. Multimeediat esindab armatuuril jätkuvalt 8,8 tolline puuteekraan, mis kenasti reisijate nähtavuses ning käeulatuses. Mis sest, et tegelikult saab siis multimeediat juhtida ka selle juhtrullikuga siin keskkonsoolil. Tarkvaraliselt on süsteem suhteliselt lihtsa ja loogilise ülesehitusega, tänu millele kõik peamised seadmed ja funktsioonid lihtsasti leitavad ning samuti võimaldab tarkvara siis osasid vaateid ka vastavalt eelistusele veidi isikupärastada. Riistvaraliselt saaks aga süsteem opereerida veidi sujuvamalt ja kiiremalt ning samuti võiks see ekraan olla veidi teravama pildiga.
Helisüsteemi osas on siinne demoauto varustatud uhkeima 14 kõlariga Harman Kardon lahendusega, mis esitab palasid ka suhteliselt valju helitugevuse korral läbivalt, dünaamiliselt ja puhtalt. Ning kui teile vähegi meeldib sõidu ajal valjult muusikat kuulata, soovitame kindlasti selle süsteemiga oma Giuliale komplekteerida. Kliimaseaded on Giulias paigutatud siia keskkonsooli armatuuri istumiskohale ning paneel koosneb siis füüsilistest nuppudest ja rullikutest, mida väga lihtne kasutada ka sõidu ajal. Totaalselt uus on aga Giulias näidikutabloo, mille puhul leiame nüüd seieritega analoogkella tasemel siit 12,3 tollise ekraaniga täisdigitaalse näidikutabloo, mis kenasti läbi rooli avanähtav ning tänu varjukile ei peegelda häirivalt ka välist valgust. Riistvaraliselt on süsteem piisavalt kiire ja terava ekraaniga ning tarkvaraliselt on tänu selgetele visuaalidele ja loogilisele asendiplaanile kõik andmed lihtsasti leitavad ja üheselt mõistetavad. Loomulikult oleks selliste sportlike autode puhul veel tore näha ka analoogseiereid, kuid tervikuna on Giulia lahendus tegelikult väga informatiivne ja kasutajasõbralik. Rooli kohale saab Giulia jätkuvalt selle ergonoomilise disainiga 3-kodaralise sportrooli, mis püsib kindlalt käte vahel, võimaldab erinevaid käsitusviise, on meeldivatest materjalidest ning näeb ka väga kaunis välja. Multifunktsionaalsuse tagavad roolil füüsilised nupud äärmistel kodaratel, mida tänu siis lihtsale asendiplaanile ning piisavatele reljeefsustele lihtne kasutada ka sõidu ajal. Vasakpoolsed juhivad juhi abilisi ning parempoolsed multimeediat ja näidikutablood. Rooli sambalt leiame 2 kvaliteetset metallist käigulaba ning rooli pealt ka süütenupu. Ning nüüd panemegi selle Giulia käima ning räägime lähemalt sõidust. Sõidu osas räägime esmalt jõuallikast, milleks nagu öeldud demoauto puhul 4-silindriline ja 2-liitrine bensiinimootor, mis arendab kuni 206 kilovatti. Nagu 4-silindriliste puhul arvata võib, siis midagi kuigi jalustravavat nüüd temalt oodata ei tasu, kuid sportsedaani mõõdu annab Giulia selle ajamiga välja küll. Turbomootoritele omaselt on tõmme madalatel pööretel pigem tagasihoidlik, kuid pöörete kasvades muutub kiirendus siiski küllalt jõuliseks ja sportlikuks, mille tulemusel saab see 2-liitrine Giulia 1,6 tonnise tühimassiga väga hästi hakkama. Mootor reageerib pedaalimistele kiirelt, kuid võiks teha natukene valjemat ja emotsioonikamat häält. Sõidurežiimideks on Giulial D, N ja A ehk Dynamic, Natural ja Advanced Efficiency. Käigukastiks, nagu öeldud, on mudelil 8-käiguline klassikaline ZF automaatkast, mis vajab küll ootamatutel pedaalimistel natukene mõtlemisaega, kuid opereerib muidu läbivalt suhteliselt sujuvalt. Tavarežiimis tähtsustab kast sujuvust üle kiiruse ning sportrežiimis muutuvad vahetused natukene robustsemaks ja kiiremaks. Veoskeemilt on demoautol Q4 nelikvedu, mille puhul on tegemist tagavedu eelistava nelikveoga, ehk tavaoludes jõuab mootori jõud vaid tagaratastesse, kuid vajadusel suudab ta kuni 60% jõust ka esiratasteni saata. Tagaveo eelistamine annab Giuliale kurvides väga agiilse, sportautoliku ja ettearvatava käitumise ning võimalus saata üle poole jõust esiratasteni tagab stabiilse ja jõulise kiirendamise. Tema auto puhul 0-100 5,2 sekundiga. Suurepärastes sõidumadustes mängivad loomulikult rolli ka roolimine ja vedrustus. Vedrustus ei ole Giulias otseselt ei jäik ega pehme, vaid väga täpselt ja tasakaalukalt kalibreeritud, mille tulemusel on juhi kohalt sõiduki käitumisest väga hästi aru saada, kuid samas ei põruta ega väsita ka konnalused ja löökaugud reisijaid üleliia palju. Kerekaldumisi esineb, kuid suhteliselt kontrollitud ja madalas koguses. Roolisüsteem on läbivalt väga kiire ja väga täpne, kuid mitte digitaalselt ülereageeriv, tänu millele läheb Giulia täpselt sinna, kuhu juht masinat rooliga suunab. Tervikuna on Giulia sõiduomaduste poolest üks parimatest, kui mitte parim sedaankerega mudel, mis kohe tõesti kutsub kurvilisi teid nautima. Ta on läbivalt ettearvatav ja usaldusväärne, kuid mitte igav, mis enesekindlust pakkuvana julgustab mudeli piire otsima. Tõsi, tagavedu eelistavana võib ta kohati olla veidi itaaliapäraselt temperamentne, mis käib aga loomulikult tema iseloomu juurde ning samas ei karistada juhi eksimusiga liiga karmilt. Nähtavus on Giulia salongist igal suunal väga hea ning ka gabariidid tegelikult tänu lähedal paiknevatele külgedele ja tuuleklaasile suhteliselt hästi tajutavad. Küll aga võiks B-piilar olla natukene tagapool. Masina ümbrust aitab jälgida kehva kvaliteediga tahavaatekamera ning manööverdamise osas ei ole Giulial nüüd just kõige parem pöörderaadius. Müra osas jõuab salongi veidi rehvimüra, kuid tuulemüra on ka maanteekiirustel väga madal. Seega selline ta on inseneeria, emotsioonide ja disaini sümfoonia, mis pakub võrratut sümbioosi juhi ja masina vahel. Sidudes omavahel premiumliku mugavuse, ajatud disaini, arvestatava ruumikuse ja sportautolikud sõiduomadused. Tõsi, Saksa autotootjate mudelite kõrval võib Giulia tunduda küll üpris nišilik toode, kuid sportliku sedaani otsides ei tohiks Giuliat kindlasti valikust välja jätta. Oleks mul isiklikult võimalus, siis Giulia just mina valiksingi.
Kui tahad mudeli kohta lähemalt lugeda, leiad täispika loo ikka Autojaama kodulehelt.